Kui öeldakse kann kannu peal, siis mis mille peal on? Kas mänguasi joogikannu peal või siiski hoopis joogikann kännu peal? See sõltub sellest, kust küsija pärit on ja mis keelt ta räägib. Eesti kagunurgas kõneldavas võru keeles tähendab see just seda, et joogikann on kännu peal. Kui küsida, mille poolest võru keel Eesti ühiskeelest erineb, tuleb öelda, et neid erinevusi on tegelikult väga palju. Neid erinevusi on nii häälduses, grammatikas kui ka sõnavaras. Sõnavara erinevused on ehk mõnes mõttes tuttavamadki. Teame ju kõik sõnu pini, upin või säng. Aga kas te teate ka, millele viidatakse sõnadega tsisnak ja kibluk? Erinevusi on ka võru ja eesti keele häälikusüsteemis ja grammatikas. Näiteks on võru keeles sulghäälik, mida eesti keeles ei ole ja mis muu hulgas märgib mitmust, nii et kui koer on võru keeles pini, siis koerad on pini. Grammatikas on huvitav näiteks võru keele eituse moodustamine. Võru ja ka setokeelne inimene võib küsimusele, kas sa ubinat tahad, vastata ei taha. Aga ta võib vastata ka taha ei. Nii et eitussõna võib olla nii tegusõna ees kui ka selle järel. Ja nagu sellest veel vähe oleks. Eitussõnal on olemas ka mineviku vorm. Nii, et kui sama küsimust oleks küsitud eilse kohta, võiks vastata kas es taha või taha es, mis siis eesti keeles tähendab ei tahtnud. See, et eitussõna on tegusõna järel, on eriti sage just seto keeles. Aga mis see võru keel ikkagi on? Võru keel kuulub lõuna-eesti keele hulka koos mulgi, tarto ja seto keelega, millest tänapäeval on elujõulisemad just võru ja seto keel. Need kaks on omavahel keeleliselt väga sarnasid. Nende kõnelejad eristavad hoopis usk ja teised kultuurilised jooned. Keele poolt on näha, et eesti keele lähemate sugulaskeelte ehk siis Läänemere-Soome keelte hulgas oli just lõuna-eesti keel see, mis eraldus teistest keeltest kõige varem. Traditsiooniliselt ongi lõuna-eesti keele asemel räägitud eesti keele lõuna-eesti murretest, mille hulka siis ka võru murre kuulub. Et aga võrukesed ise nimetavad oma keelt keeleks, mitte murdeks, ja et erinevusi on palju, siis räägitakse tänapäeval üha enam siiski võru keelest, mitte enam võru murdest. Eesti alal kujunes 16. ja 17. sajandil kaks kirjakeelt. Põhja-Eesti ehk Tallinna ja Lõuna-Eesti ehk Tartu kirjakeel. Juba 19. sajandil leiti, et mõttekas oleks need kaks kirjakeelt ühendada. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses taanduski Lõuna-Eesti kirjakeel käibelt. Põhjuseid oli mitu. Näiteks see, et Lõuna-Eesti keelt räägiti väiksemal alal ja seda rääkis vähem inimesi, aga oluliseks said ka majanduslikud põhjused. Tallinn oli majanduslikult palju paremal järjel kui Tartu. Alates sellest, kui 20. sajandi alguses loodi normitud eesti keel, Lõuna-Eesti ja sealhulgas ka võru keele kasutamist enam ei soositud, vaid oluliseks peeti ühtse, tugeva, normitud eesti keele kasutamist. Seda ka koolides. Selle tulemusel võru keele prestiiž langes ja selle joonte kasutamist hakati pidama harimatuse märgiks. Ilmekaks näiteks on tsitaat 1927. aasta ajakirjast Kasvatus, kus keegi A. Õunapuu kirjutab järgmist. Murrakulisest kõnest ei hakka siin rääkimagi, kuigi ta tundub intelligentse inimese juures umbes samuti, nagu elektriga valgustatud pidusaalis puulusikatega ja puuanumates söömine. Pole isikus harmooniat. Tänapäeval on õnneks suhtumine võru keelde muutunud ja võru keel on vägagi nähtav. Huvi võru keele kasutamise vastu hakkas tõusma koos rahvusliku ärkamisega 1980. aastatel. 1995. aastal loodi Võru instituut, millest on saanud tugev võru keele uurimise ja arendamise keskus. Võru keelel, nagu ka seto keelel, on praeguseks välja kujunenud uus kirjakeel.
Huvi väikese keele vastu ei ole ka mitte midagi ainulaadset. Täpselt sama võib märgata ka teistes Euroopa riikides. Näiteks järjest enam on hakatud tegelema karjala keelega Soomes, latkali keelega Lätis, kashubi keelega Poolas, friisi keelega Hollandis ja alamsaksa keelega Saksamaal. Ka milline siis on võru keele seis tänapäeval? Viimase rahvaloenduse andmete järgi on võru keele oskajaid umbes 75 000 ja neile lisandub veel umbes 12 500 seto keele oskajat. Aga küsitlusel sooviti teada keele oskust, mitte selle keele kasutamist, nii et tegelikult me ei tea, kui suur hulk neist inimestest võru ja seto keelt igapäevaselt tegelikult ka kasutab. Ja kui palju on selliseid, kes küll oskavad, aga ei kasuta. Kuigi kõnelejate arv on suurte keelte ja isegi eesti keele oskajate hulgaga võrreldes väga väike, siis Läänemere soome keelte hulgas on võru keel oma kõnelejate arvu poolest soome ja eesti keele järel lausa 3. kohal. Huvitav on aga see, et ainult veidi üle 40% võru keele oskajatest elab praegu ajaloolisel Võrumaal. Ehk siis piirkonnas, kus võru keelt on kogu aeg räägitud. Ülejäänud elavad üle Eesti. Väljaspool ajaloolist Võrumaad on kõige rohkem võru keele oskajaid Tartus ja Tallinnas. Palju räägitakse sellest, mida tuleks teha, et võru keel püsima jääks. Väikese keele püsima jäämiseks on äärmiselt oluline, et sellel keelel oleks kõrge prestiiž, et inimesed tahaksid seda rääkida. Võru keele prestiiž on viimase 20 aasta jooksul selgelt tõusnud ja sellega koos on võru keel ka üha nähtavamaks muutunud. Juba üle 20 aasta on ilmunud võrukeelne ajaleht Uma Leht, mis praegu ilmub korra 2 nädala jooksul nii paberil kui ka veebis. Vikerraadios kõlavad korra nädalas võrukeelsed uudised. On kirjanikke ja muusikuid, kelle osa või koguni kogu looming on võrukeelne. Tuntumad nendest on kindlasti Kauksi Ülle, Mari Kalkun, Aapo Ilves, Jan Rahman ja Kontra. Ka lasteajakirjal Täheke on ilmunud võrukeelseid numbreid. Lisaks sellistele nüüdseks juba traditsioonilistele võrukeele kasutusvaldkondadele on lisandunud ka moodsamaid. On võrukeelne Wikipedia, kus on ligi 6000 artiklit ja Eesti Võru Eesti veebi sõnaraamat, kus saab võrukeelseid sõnu ka kuulata. On võrukeele sünteeshääled, mis siis arvutis või telefonis loevad võrukeelset teksti. Facebookis on rühm Võro Kiil, kus räägitakse võru keeles ja ka võru keelest. Lisaks on televisioonis võrukeelsed multikad. Võru keel on jõudnud ka linnaruumi. Üha enam näeme võrukeelseid silte ja reklaame nii ettevõtjatelt, erainimestelt kui ka riigi ja omavalitsuse asutustelt. On toimunud juba 5 võrukeelsete lauludega laulupido, Uma pido. Peame siiski küsima, kas sellest kõigest piisab selleks, et võru keelt räägitaks ka 50 ja 100 aasta pärast. Selleks, et keel säiliks, peavad seda kõnelema ka lapsed, kes tulevikus annaksid keele edasi oma lastele ja need omakorda oma lastele. Uurimused aga näitavad, et juba mõnda aega ei ole paljudes peredes võru keelt lastele edasi antud. Selle tulemusel ei oska praeguste lastevanemate põlvkond sageli võru keelt piisavalt palju selleks, et seda oma lastele edasi anda. Nii on võru keele õpetamisel muutunud üha olulisemaks lasteaiad ja koolid. Käima on lükatud võru keelepesa võrgustik. Keelepesa on keelekümblusmeetodil toimiv lasteaed või lastehoid. Meetodit on edukalt kasutatud mitmete ohustatud või ka juba peaaegu välja surnud keelte elustamisel, näiteks inarisaami keele puhul või ka maori keele puhul. Keelepesas toimub kogu tegevus õpitavas keeles, nii et lapsed omandavad selle keele justkui iseenesest igapäevase lasteaiaelu kõrval. Paraku on aga suuremas osas nendest lasteaedadest, kus keelepesarühm toimib, ainult 1 keelepesapäev nädalas. Kuigi ka mõnedes koolides õpetatakse võru keelt, ei ole tagatud see, et keelepesarühmas käinud lapsed koolis võru keelt edasi õppida saaksid. Loodame siiski, et võru keele prestiiži tõus jõuab Võrumaa lasteni enne, kui on juba hilja. Sest ainult niimoodi räägitakse ka sajandi pärast Eesti kagunurgas seda omapärast keelt. Nii et kui te teate, et teie vanavanemad või ka vanemad võru keelt oskavad,
Paluge neil julgesti endaga võru keeles rääkida. Nii et öelge neile, kõnele mukka võro keelt. Otsi kas võrukeelset muusikat koos sõnadega või siis võrukeelne luuletus ja vaata, kas sa saad kõigest aru. Kui ei saa, otsi abi veebisõnaraamatust, mis asub aadressil sõna.org.